kas kohtute sellel aastal? Vaatame. Kaardid näitavad, et kindlasti kohtute ja isegi kiiremini, kui te seda arvata oskate. See on teie jaoks tohutu üllatus ja šokk. Näete, teie lootused hakkavad täituma. See valu, kõik läheb mööda. See inimene teil hakkab väga-väga meeldima. Aga te arvate võib-olla, et sellest ei tule perekonda või suhet sellist. Olete selle pärast nagu kurb. Kas see tuleb siis ainult mingi juhusuhe või? Ta ütleb, see ei tule juhusuhe, see on uus inimene ikkagi, ta on kõrgemalt poolt saadetud. Aga et ära nagu mõtle selle peale. Kas see inimene kardab abielluda? Jaa, see inimene ei julge abielluda, aga kas ta tahab teiega koos elada? Kas ta kooseluks teiega on valmis? Jaa, kooseluks teiega on valmis, selge. Ta lihtsalt ei taha abielluda, võib-olla ta ei näe sellel mõtet. Aga koos elada tahab ikkagi teiega, lihtsalt ta ei taha ilmselt millegi pärast paberite nii-öelda nagu, ta ei taha abielluda, on ju, ma ei tea miks. Kas te saate selle inimesega õnnelikuks? No tundub, et tal on jah, et te esiteks uurite teda väga palju, missugune ta on, kuidas ta käitub, on ju, aga ta annab teile jõudu juurde, ta annab teile mõtteainet, on ju. Aga kas tema jääb teiega rahule, kui te koos siin hakkate elama? Kas ta mees jääb teiega? Näete, tuli kohe välja ka. Ütleb ja, et ta jääb rahule, aga ilmselt see mees peab kogu aeg olema teel, võib-olla tal on siuke töö, kus ta peab kogu aeg kodust ära olema, kuskil sõidus või komandeeringus või. Aga tema jääb teiega ka väga rahule. Mida tahavad kõrgemad jõud lõpuks teile veel öelda siia lõppu? Et proovige mitte seda suhet viia ära armu kolmnurga peale. Et nii palju pidage piiri, et kui on suhe, siis on suhe, aga ärge hakake siin kellegile armukeseks. Sest mõnel võib minna ka niimoodi, et äkki tuleb nagu, tahab armukese suhe tulla. Selle kohta öeldakse, et ei, et seda pole nagu vaja. Proovige nagu ikkagi luua normaalne suhe.